videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund taas Nõmme raadios ja täna väikene muudatus on, aga sellest edaspidi sissejuhatuseks nii palju, et Margus Lepa ei ole veel nii terve, et ta saaks meiega liituda. Kõnelemine ikka suurel määral häiritud ja takistatud, aga loodame, et ühel päeval see läheb natukene lihtsamaks ja paremaks ja saab ta meie juurde jälle tagasi. Aga senikaua tänu kõikidele toetajatele, kes on seda siiamaani teinud ja kes võib-olla teevad seda edaspidigi. Tänu sellele saame ikka aeg-ajalt teile üht-teist teada anda. Ja kui teil tekib mingisuguseid mõtteid seoses siin öelduga või siin kuulduga, siis olge head ja ärge häbenege, saatke see link edasi ka kamraadidele, saate seltsis kas vaielda, nõustuda või hoopiski vastu vaielda. Meil ei ole selle vastu mitte midagi. Enne kui me täna peateema juurde läheme, mõningad traditsioonilised tähelepanekud meie peavoolumeediast ja veel kord tähelepanuks, et me ei ole seda mitte kuskilt leiutanud mingisuguseid ei tea, mis kanaleid kasutades, vaid see on kõik peavoolumeediast pärit. Luurejuht Kaupo Rosin ütleb seoses sellega, et hiljaaegu ilmus seal aastaraamat, aga ilusasti kõlab. On tohutu pingutus hoida meid sellises mõnusa riigina, nagu me oleme. Tuleb välja, et meil on üks igavesti mõnus riik, kus on igavesti mõnus elada. Kahjuks see mõnu vist igale poole ja kõikideni ei jõua, aga ju on selliseid ka luurejuht kaasa arvatud, kes sellest mõnust osa saavad. Muide, kunagi küsiti, et miks pärast kukk ennast raputab, kui ta kana seljast maha tuleb. Ja siis oli vastus väga lihtne, just nimelt selle pärast, et mõnu mööda keha laiali läheks. No siin on ilmselt ka siis võib-olla mingisuguse niisuguse efektiga tegemist. Põllumajandusministeerium valmistab ette Eesti veini renessanssi. Põllumajandusministeerium on võtnud ette midagi taolist, nagu omal ajal tegi Nõukogude Liidu juhtkond, kui hakkas jõgesid pöörama või Nikita, kui hakkas kuulikindlat maisi aretama ja neid eksperimente, mis kahjuks on lõppenud suure paugu ja krahhiga. No ei saa loodusseaduste vastu mitte kuidagi moodi, aga meil Põllumajandusministeerium on ikkagi otsa jällegi lahti teinud. Ja mida ta tahab? Ministeerium tahab viia Eesti veinimaade sekka, seekord viinamarjadega. No vaatame õue, viinamarjad eriti hästi ei taha kasvada, aga võib-olla on teatud tingimustel võimalik sinna luun ja kurkide vahele istutada ka viinamarjad, muuta mingisugused valgussoojusrežiimi ja teab mida veel ja on võimalik hakata viinamarju kasvatama. Aastatuhandeseid traditsioone meil ei ole, aga meil pole ka neid vaja. Meil on sellel, meil on eisa ja meil on suisa ja meil on talse ja meil on veel mitmesuguseid asju, mis selle kõik korvavad. Ja loomulikult on meil maaeluminister, ma ei tea, kas ta nimi on maaeluminister, kes on juba viinud asjad nii kaugele, et sead meil 3 korda aastas poegivad või sünnitavad, vabandust, see on uus nimetus sigade kohta. Ja üleüldse, et teada saada, kuhu inimesed sõidavad, selleks on vaja pilet sisse viia. Ta on muidu ka väga efektne inimene, kannab uuriketti pintsaku nööppaugus, ketti üks ots ja teine on pintsaku küljetaskus. Aga ju siis on nii moodne. Eerik-Niiles Kross ütleb niimoodi. Meile sisendati, et Eesti ei suuda olla õhujõud. Kes on sisendanud, ei tea. On aeg osta hävitajad ja minna kosmosesse. Tegemist on muidugi nüüd termodünaamika ja reaktiivjõudude ja igasuguste muude jõudude väljapaistva esindajaga, sellepärast, et ei ole vaja enam mingisugused rakett, et sinna kosmosesse kihutada. On vaja osta hävitajad ja kogu lugu ja nendega panemegi ja isegi mitte lennata, vaid minna kosmosesse. Aga tegelikult ei ole siin mitte midagi uut. Võtame siit kohe kõrval asunud pealkirja. Ränk hoop, koolon. Tallinna asutuste energiakulu lendas kosmosesse. Tuleb välja, ei olegi vaja mingisuguseid hävitajaid ega lennukeid ega kosmoserakette.
ega mingeid insenere ja isegi lendureid, kosmonaute, astronaute pole vaja. Energiakulu on meil juba kosmoses, järelikult oleme ka kosmoseriik ja võime ennast suurepäraselt selles auväärses seltskonnas tunda. Ainult meie kosmosilistest plaanidest ei tea ei Hiina, ei Ameerika Ühendriigid, ei Venemaa paraku mitte midagi. Ja see tuleb neile võib-olla üllatusena, aga tuleb ka neile teada anda, et me juba oleme kosmoses vähemalt oma energiakulu ja nende hindadega. Riigikogu on heaks kiitnud kolmapäeval Euroopa Nõukogu laiendatud osalise kokkuleppe, millega luuakse Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eritribunali halduskomitee. Ukraina vastu toime pandud agressioonikuriteo eritribunali halduskomitee. Nii et tribunalil on eritribunal, eritribunalil on haldus ja haldusel on omaette komitee. Palju see kõik maksab, aga meil on algus tehtud ja ma kujutan ette, et ilma rahad seda keegi ei tee. Ja seaduse vastuvõtmisega sai Eestist esimene riik, kelle parlament on ametlikult kinnitanud valmisolekut eritribunali administratiivset toimimist ja rahastamist toetada. Tähendab, meil on raha küll ja et me saame isegi toetada sellist kontorit, mida veel olemas ei ole, aga mille me ise algatame. See on agressioonikuriteo eritribunali halduskomitee. Huvitav, kas muu maailm sellest juba midagi teab, aga kuna me oleme esimene riik, siis anname sellest teistele ka kuidagimoodi teada. Õhtuleht annab teada, et Jonatan Vseviov ütleb, presidendiks mul ei ole aega spekulatsioonidega tegelda. Nüüd on isegi võimalus selline, et siis tuleb välja, et Jonatan Vseviov, kes ise nagu distantseerub, aga rõhutades samas, et ta on väga tegus, väga tegev, kogu aeg hõivatud ja mul ei ole aega spekulatsioonidega tegelda. Selle spekulatsiooni on ta veel ise välja mõelnud, aga muidugi iseenesest oleks tore, kui selline nimeline president Eesti Vabariigil oleks ja kui keegi küsiks, aga millega tegeles su isa, millega tegeles su vanaisa. Ja nüüd on Eesti Vabariigi president, väga huvitav, aga ega võib-olla nii peabki olema. Mart Võrklaev ütleb, parempoolsed käed eemale pensionidest tegelikult, see on seminartüüpi sõna. Riigi rahandus nõrgestab Putin, mitte eakad. Tuleb välja, et Eesti riigi rahandust nõrgestab Putin, ometi on Eesti ju teistega koos kehtestanud Putinile 20 paketti sanktsiooni, 20 vist on kohe kinnitamisel või juba kinnitatud. Neid sanktsioone üle 22 000 ja tuleb välja, et nad on hoopiski meie rahandust nõrgestanud. Ja siis tuleks midagi ümber vaadata ja mitte eakad, aga kes on eakaid süüdistanud riigi rahanduse nõrgestamisel. Aga tegemist on endise ministriga ja need võtteavaldused iseloomustavad tegelikult üsna hästi neid tegelasi, kes neid väljaütlemisi ütlevad. Juhtkiri ütleb, inimarengu aruanne ei tohi jääda järjekordseks kamakaks kellegi riiulil. Ja seal jätkatakse nii, mida aga ei ole, on otsused, eriti veel sellised, mis nende uuringutega kogutud tarkusest ka päriselt lähtuksid. Kui otsust on vaja, tellitakse uuring. Kui uuring lõppude lõpuks kuude pärast valmis, on ametis juba uued otsustajad või on huvi ja vajadus ammu meelest läinud. Siin on mitu otsest valet. Tellitakse uuringud. Uuringuid ei ole Eesti Vabariigis ühiskonnaalaseid, ma mõtlen, pean silmas. Viimase 20 aasta jooksul korraldatud mitte ühtegi, aga tehakse mida? Tellitakse uuring, ühed ei tea, mida nad tellivad, teised ei tea, mida nad esitama peavad, kõik on rahul, rahad on ringelnud, keegi on kuskilt midagi saanud ja kõik on suurepärane. Ja nende niinimetatud uuringutega ei ole tegelikult mitte midagi peale hakata, sellepärast et uuringud kui seljast ei ole. Nüüd see muide on väga palju viimati juttu olnud sest Eneli Kinsigo ja teiste koostatud inimarengu aruandest, kus on siis haridusest juttu. Kui on juttu haridusest, siis kui keegi teeks selgeks, mis asi see on, kui haridusest juttu on, millest jutt käib, võt sellest ei ole siiamaani
selgust mitte mingisugust. Räägitakse huviharidusest. Kui te mõtlete vaid selle termini peale, huviharidus. Mis asi see on? Huvialaringid, arusaadav, spordiringid, kunstiringid, igasugused käsitööringid, igasugused muud ringid, arusaadav. Aga huviharidus, igasuguse õppe aluseks muide kui selliseks. Peabki olema huvi, kui huvi ei ole, ei saa see olla efektiivne ega süsteemne ja nii edasi, nii edasi. Aga kui mõisted on kapitaalselt sassis, ei ole nende tähendustes kokku lepitud, see tähendab ontoloogiline aspekt on puudu, ontoloogiline ehk mida see tähendab. Aksioloogilise panen veel juurde, kas üldse mõtet, kas on üldse nii väärtuslik, et üldse millegi sellisega tegeleda ja nii edasi, nii edasi. Aga Sandor Liive on ilmunud jälle veel välja, Sandor Liive elektriarvetest ja ütleb niimoodi. Lahendust pole ka järgmiseks talveks. Endine Eesti Energia juht Sander Liive ütleb, et kes on süüdi, et Eesti inimestel elektriarved kõrged on ning avaldab oma suurima kahetsuse. Millal ta on mõne väiksema kahetsuse avaldanud või kõige suurema või kas ta on üldse kunagi mingisugust kahetsust avaldanud ja kui on, siis mida me selle kahetsusega peale hakkame? Võt, et elektriarved on sellised, kas ta on mingi, küsimus peaks olema püstikoppi sellist, kas ta ka nende sadade miljonite eest, mis on korstnasse lastud, muidugi mitte päris korstnasse, see korstna tavaliselt on need korstnad suunatud kellegi kas taskusse otseselt või kaudselt. Kas sellest keegi vastust on kandnud, tuleb Juta esimesena meelde kohe, aga olgu peale. Ja veel natukene. Ukrainat on tabanud humanitaarkriis, kus erakordselt külmad ilmad langesid kokku ulatuslike rünnakutega riigi energiasüsteemi vastu. Temperatuurid on langenud kuni 19 kraadini ja paljudes piirkondades on küte ja elekter olnud pikalt katkenud. Eriti Kiievis ja Kiievi oblastis, aga ka Harkivi, Dnipro, Zaporožje, Sumu, Tšernihivi ja Odessa piirkondades. Praegu puudutab see kriis juba umbes 610 000 inimest ainuüksi Kiievis. Ilma elektrita seiskub igapäevaelu, ei tööta keskkütte, katkeb veevarustus, pered ei saa süüa valmistada ja haiged ja eakad satuvad otsesesse ohtu. Haiged ja eakad satuvad otsesesse ohtu. Korterites langeb temperatuur sageli +5 kuni +12 kraadini, mis pikema aja jooksul on eluohtlik, eriti eakatele, puuetega inimestele, väikelastega peredele ja terviseriskid ka inimestele. Nüüd tuleb mulle meelde, et alles hiljaaegu oli ju üks prokurör, kes sai süüdistuse selles, et ta on ümber teinud või võltsinud ühe menetlusosalise lausungeid või ütlusi, on need ümber vahetanud, midagi ta on sealt vahelt ära kirjutanud, midagi ta on juurde kirjutanud, on selgelt võltsinud, samas on ta prokurör edasi senikaua, kuni keegi mingisugune asutus teda süüdi ei mõista. Samas on prokuratuur talle esitanud süüdistuse. Nüüd miks ma lugesin varem ette selle samase Kiievi ja teiste piirkondade kohta käiva külma ilma sellised raskused, mis sellega koos käivad. Tuletame meelde, mõningad aastad tagasi oli üks papi, kellel oli €2 võlg, siis see sama prokurör võttis papi otsekohe ette pärast seda, kui ta oli käinud esikus, või tähendab koridoris, mõtles, et elekter on välja lülitunud mingi kas korgi tõttu või millegi muu tõttu ja ühendas need taas ja hakkas elektrit tarbima. Tuli välja, et Eesti Energia oli ta välja lülitanud tänu €2 võlale. Saabus see sama prokurör, kes asus otsekohe asja menetlema, kõik süüdi, kuritahtlik taasühendamine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis ei olnud ühtegi sõna ei selle kohta, et väljas on külm, keskkütte ei tööta, veevarustus katkeb, pered ei saa süüa valmistada, nagu meile siin praegu Kiievi puhul ette nägetakse. Ja mis veel hullem, see sama prokurör veel mõningad aastad varem, kas teil tuleb meelde äkki üks pereelamu, mis põles maha tänu sellele, et seal oli küünal põlema pandud, kuna jällegi €2 võlg tuli Eesti Energia lülitas välja ja
perel saaks sooja, pandi küünal põlema kass või keegi lükkas selle küünla ümber ja terve pere põles sinna majja sisse ära. Jällegi seesama prokuröri asja kallal ütles, et kõik on väga õige, kui on ikkagi maksmata, siis ei loe ei mingisugune külm ega mitte midagi. Nii et ühel puhul on meil lugu selline, teisel puhul selline ja tegemist on äärmiselt tegusa prokuröriga ja kes on olgu seisnud, mille eest seisnud, nüüd on igal juhul asi nii kaugel. Ja töötab prokurörina edasi. Kallas peab haridussüsteemi põhipuuduste lahenduseks käimas olevaid reforme. Jutt on Kristiina Kallasest, teie haridusminister, kes ütleb, et nii palju kui neid puudusi on, käimas olev reform ja reformid, need parandavad need kõik, ilma et oleks siiamaani välja toodud, mis nende põhjused või mis nende puudused lõppude lõpuks on. Muide, Eesti Rahvusringhääling pani ka paika Eesti või tähendab rahvusvahelise olümpiakomitee. Vastik kamp rõvedaid inimesi on rahvusvahelises olümpiakomiteed. Need sõnad ütles Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Juhan Kilumets Vikerhommikus ja siis juhtkiri ütleb, saab ainult nõustuda. Aga huvitav, siis töötasid ju väga ilusad ja toredad inimesed seal, kui poogiti meie kõikvõimalikke sportlasi, kõikvõimalike ja võimatute rikkumisest, olgu sellest kas või Heiki Nabi tuletama meelde, kus nagu oli siis süüdi või ei olnud siis süüdi või kas oli rikkumine või ei ole, siis ei tulnud keegi selle peale, et seal töötavad vastikud ja rõvedad inimesed. Aga noh, eks see tal lastetoast mingisugust tunnustust annab. Euroopa Liidu esindaja Kallas ütleb, me oleme valmis ohverdama USA-le oma elusid. Kui Venemaa sõtta läheb, siis nad lähevad üksi, sest neil pole liitlasi. Kui Ameerika sõtta läheb, siis paljud meist lähevad koos teiega ja me kaotame teel oma elusid. Te vajate meid. Huvitav, kellega on Kaja Kallas kokku leppinud, et hakkame juba sõtta minema ja vaja on ilmtingimata oma elusid hakata ohverdama ja neid kaotama. Aga noh, kui ta on ise otsustanud, võib-olla no ei ole kuulda olnud, et ta ise mingisugust eeskuju näitaks või kuskil midagi teeks. Olgu. Kolumn Karl Multer, Tallinn autokeskuse abil sa maailma südameid ei valluta, ütleb niimoodi, kolumnist. Tallinn autokeskuse abil sa maailma südameid ei valluta. Tallinnal on kõik olemas, välja arvatud identiteet. Tallinnal on vapp, Tallinnal on lipp, Tallinnal on logo, aga kas ka Tallinnal on identiteet? Kui on, siis milline? Ja nüüd hakkab ilmselt autor ise endast rääkima, sümboleid on rohkem kui selgust. Me teame oma siluette, aga kas me teame oma suunda? Linn, mis ei suuda ise otsustada, mille eest ta seisab, jääb paratamatult teiste määratleda. Kui aga sa ise oma lugu ei sõnasta, kirjutatakse see sinu eest tavaliselt lihtsamaks, kui sa ise tahaksid. Aga sedagi eeldusel, et keegi võtab üldse vaevaks sinu peale mõelda. Kes mõtleb meil selle loo autori peale pärast seda, kui ta on seda lugenud, isegi nimi on meelest läinud. Rene Tammist on meie jätkuenergia või selle kõige rohelisema energia suurim ettevõtja ja propagandist ja apologeet. Ütleb nii, Eesti energiahädasid ja kõrget elektri hinda põhjustab kõverpeeglis energiadebatt. Seega ei mingisugused, ei labad, suured, väikesed, väikest rohkem, vähem, aatom, suur, väike, rahumeelne, sõjameelne, ükskõik, vaid energiadebatt on see, mis kõike põhjustab, et te teaksite. Ja labori tulemus lõppude lõpuks on ka selguks teinud meile Aleksei Navalnõi, tapeti nüüd millega? Noolemürgikonna toksiiniga. Noolemürgikonn on olemas Aafrikas selline loom. Aga nüüd, kallid sõbrad, on meil täna stuudios külaline ka Vambola Kolbakov, üks moment, väikesed korraldused siin ja oleme oma tänaste juttudega teie ees. No nii, tere tulemast, Vambola Kolbakov, kõigepealt paar, mõnele on see nimi kindlasti tuttav, aga osadele ei ole ka. Tuletame meelde, Eesti iseseisvus, siis olid suur ettevõtjad, tegutsesid õigel ajalt ja siis enam tuttavaks said sa Veeb Fondi kaudu, kus koha peal sa oma miljonid kaotasid. Oli nii?
Noh, osaliselt jah õige, aga ma olen tänagi ettevõtja, mis see vahet on. Ega siis, no ütleme, see ongi niimoodi, et kui sa midagi teed, kes teeb, see eksib. Kes teeb, seal juhtub, aga kes ei tee midagi, seal ka midagi juhtu. See tähendab seda, et ju siis Jumal nägi nii, et seda pidi peab minema, et Eesti Vabariik peab saama omale nii-öelda teised juhid. See on pikk lugu, aga selle loo juures on huvitav asi, ainus asi, mis mind viimasel ajahetkel on erutanud selles loos on see, kui osadele seal olevatele figurantidele anti riiklikud autasud. Ma isegi võtsin kätte ja kirjutasin president Karisele kirja, sõnumi Facebooki, ta on seal mul sõbrana kirjas ja kirjutasin talle, et kui president te andsite inimestele auraha Eesti Vabariigile osutatud teenete eest. Kui Riigikontrolli esimees te mõistsite nende samade inimeste tegevuse küllalt järsult hukka ja noh, seda, milline on selle asja kriminaalne taust, võib igaüks ise soovi korral Eesti Riigikontrolli kodulehelt lugeda, seal on need kõik asjad pinniku täpsusega välja toodud ja selline on siis praegune asjade seis siin Vabariigis, nii palju kui sellest fondist puutub. Ma nagu väga sellest fondist rääkida ei tahaks, sellepärast aeg on edasi läinud ja aeg on täiesti uueks läinud ja fond oli fond, noh, tol ajal tundus, et see $60 miljonit on nii suur raha, et sellega võib jumal teab, mis asju teha. Tänapäeval ma arvan, et Kaitseministeeriumi üks osakonna juhataja vabalt laseb tuulde iga kuu, noh, 2 korda suurema summa, mingit probleemi ka ei ole. Et see aeg on edasi läinud ja on uued asjad peale tulnud ja täna mind huvitavad palju hoopis teised probleemid. Aga siin taheti vahepeal veel üks täpsustus, muidu mõni ärme jätta seda õhku rippuma. Siin taheti suisa kohtuorganite poolt vangi panna. Jaa. Mille pärast? No isegi pandi, ma ei tea täpselt mille pärast, ega nad ise ka ei teadnud mille pärast, aga seal oli vaja seda kohtu asja ilmsesti ja see nagu järelm, see on nagu sellest veebfondindusest tulenud järelm. Ma hästi ei saa aru, et kui me vaatame seda süüdistust kokkuvõtet, mis algab nii sedapidi, seal oli kirjas, et tekitatud kahju ulatus, puudub. Kahju kannatanud isikud, puuduvad. Tähendab karistust pehmendavad või siis suurendavad asjaolud, puuduvad. Ja ometi oli grimm asi, mis seisnes soodustuskelmuse katses. Katses? See oli sul, et sul oli mõte? Mul oli mõte. Nad arvasid, et mul oli mõte, et ma tahan varastada nendeks raha. Aga nad ei suutnud seda tõestada. 4 aastat käis see jent. No aga võrreldes 9 eurose juukselõikusega oli see ikka lühike protsess, suhteliselt lühike. Ja, Eestis on sedapidi kombeks. Vaata, kunagi oli niisugune laul, et Eestil on kombeks üks president korraga. Meil on nüüd teised ajad ja meil on niisugune parteide vaheline võitlus käib teistmoodi. Ma tean ühte niisugust juhust, kus ma ei taha nimest nimetada, kuna ma ei ole nende inimestega küsinud, kas ma võin sellest rääkida või või, aga ma räägin nii kaude loo, mis on tõesti sündinud lugu. Ja selle probleem, tähendab lugu on iseenesest järgmine. Peale valimisi, kui moodustati valitsus esimest korda ilma selle meie ainsa ja eksimatu erakonnata Reformierakonnata, siis tuli selle uue koalitsiooni poliitikutel oli mõte vahetada ära ka riigiprokurör. Ja peetigi, kogunisti peeti nõu ühe inimesega, kes on, ma tunnen seda inimest, kes on õigussüsteemis töötav inimene, ta on aus, korralik, tunneb paragrahvi, tunneb inimesi ja asi läkski sinnapoole, et noh, tast oleks võinudki saada peaprokurör, kus just ta käis juba kohtumas vastavate ametimeestega seal koalitsioonis ja siis toimus
natuke aega hiljem nad said muidugi omavahel juba inimesed teadsid ja prokuratuuris isegi teati, et sihuke vahetus võib toimuda ja möödus 11 päeva pärast tema kohtumist koalitsioonitegelastega, kui talle nii Tartu kui Tallinna kontorisse kui ka koju sadas sisse rohkearvuline hulk kapo kaastöölisi koos prokuröridega ja algatati krimmasi, mis nüüd mõni aeg tagasi lõppes absoluutse õigesmõistmisega kõigis 3 kohtuastmes. Vaata, on inimesi, kellega võib nii käituda, minuga ei olnud vaja kellegi midagi põhjendada, aga selle inimese suhtes oli vaja rakendada maksimaalset jõudu ikkagi, ütleme, palju ametnikke ja palju jõudu näidata ja inimene koos väga paljude protsessi koos ainult ühest inimest, ei süüdistada hulku, seal oli päris palju süüdistatavaid, et inimeste elu ära rikkuda, neil aastate vältel tekitada mingeid kannatusi ja aga mille nimel, aga sellepärast, et õige mees ei saaks peaprokuröriks, sihuke meie igapäevaelu. Nii, lähme meie tänapäeva juurde, tänapäev on meil krõbe külm. Kas, see kõlab võrdlemisi õõvastavalt küll, aga kas me sellele Ukraina sõjale siiski võlgneme tänu vähemalt ühes aspektis, et vaadati, et ahjudest, mida natuke aega tagasi alles püüti välja lõhkuda, isegi mingid preemiad olid ette nähtud, kes laseb ahju välja lõhkuda. Nüüd tuleb välja, et ikkagi eriolukordades nendest ahjudest võib ka abi olla, et see kampaania lõppes ära just tänu Ukraina sõjale või mina enam ei eelda seda, et siin mingi võistlus koju tagasi tuleb. Vaata, küsimus on selles, et see ahjude lõhkumine on üks osa sükst väga suurest protsessist. Ja see protsess algas kusagil, ma pakun sajandi vahetusel või natuke varem. Ja selle asja sisuks on niinimetatud rohepööre, mille käigus kästi ka ahjud välja lõhkuda, miks on suits oli paha ja kõik ahju korstnast tuleb suits. Ja selle rohepöörde ikka iva seisnes selles, et ümber mängida lihtsalt turud. Vaata, esiteks, kui alustada ükkas globaalses mastaabis, siis ma eile spetsiaalselt teades, et siia tuleb tulla, siis tuleb tulla, seal juba kõlab nii nagu prokuröri jutt tuleks, aga et globaalses mastaabis rääkides, siis kui alguses, aastal 2006 näiteks, päris selle liikumise algus, selle rohepöörde alguses, nafta pakkumine maailmaturul oli kuskil 84 miljonit barrelit päevas, siis nüüd me oleme jõudnud tulemuseni, aastal 2025 oli nafta pakkumine maailmaturul oli 106 miljonit barrelit päevas. See on siis palju rohkem ju. Ja 22 miljonit barrelit, ta on 5 võrra kasvas, isegi rohkem, mingi 23% on kasvanud selle 20 aasta jooksul nafta pakkumine. Seal turg on niimoodi üles ehitatud, et pakutakse rohkem ja tarbitakse vähem, aga ta näitab dünaamiku enam-vähem sama. Ehk nafta tarbimine ja nafta toodete tarbimine on kasvanud selle aja jooksul, kui me roheliseks pöörasime ennast umbes 23%. Nüüd asjal, see on muidugi asja positiivne pool, näiteks me räägime siin Ukraina sõjast ja meie sanktsioonidest ja jällegi statistiline number jaanuarikuus 2026. aastal nüüd juba teenis Vene Föderatsioon nafta ja naftasaaduste produktide ekspordist 11,6 miljardit dollarit kuuga. Nii et need sanktsioonid tundub, et nad ei tööta ja ei ole vaja töötada. Kusjuures Venemaa, ütleme, ta vähem müüb ja rohkem saab. Ta naftat viib vähem, aga raha saab rohkem. Niuke on tänane tulemus. Selle kohta on terve statistika olemas, kui keegi peab mind selle jutu pärast kuskile jälle tassima mingite ametnimeeste juurde, siis võin siinkohal ära märkida, et selle asja ma võtan puhtal kujul Euroopa Liidu statistikast, mis iga päevaselt ilmub ja seda on nii palju, et seda ei jõua keegi lugeda.
Nüüd, mis on veel huvitav selle rohepööramise ajal ja see puudutab otse seda valdkonda, mida ma olen ise nüüd viimased 20 aastat oma elust kulutanud, see just nimelt selle peale, et tekitada veidi teistsugust keemiatööstust, kui on traditsiooniline naftakeemiatööstus. Ja noh, ütleme nii, et kogu selle aja jooksul usk sellesse on olnud äärmiselt väike, mõttetu. Ja noh, nüüd tagantjärgi selgub, et mul on ikka nagu õigus olnud. Ma võin seda isegi dokumentaalselt tõestada. Aastal 2003 me publiseerisime esimese PowerPointi tolleaegse kompanii Nordberg Chemi alt, kus me ütlesime, siis tähendab, mul on ikka ütleme, kaaslasi ka sel teekonnal päris palju. Ütlesime, et kuna Euroopa ei oma märgatavaid gaasi- ja naftavarusid, siis Euroopas traditsiooniline naftakeemia tööstus ei tööta. Tal ei ole konkurentsivõimet mitte mingil moel kuskil ja teda võib tabada suhteliselt suur tagasiminek. Ja me pakume juba 20 aastat alternatiivina sihukest asja nagu fermentatiivne keemia, kus me kääritamisprotsesside tulemusena saadavate orgaaniliste happete baasil võib kombinatoorselt ütleme traditsioonilisest naftakeemia toodetest võib asendada kusagil umbes 15%. Eriti see, mis puudutab 3 süsiniku keemilisi ühendid. Aga tood oleks ja vot siis nii imelikkusega ei ole. Minuga nüüd samale järeldusele tuli siin nädalakese tagasi nagu Ratcliffe Suurbritanniast, tema on nimelt selle Suurbritannia suurima keemiakontserni INEOS asutaja, kes ütleb, et selle praeguse kursi jätkudes, rohepöörde jätkudes Euroopa keemiatööstus likvideerub iseenesest. Ja toob näite, kus ta ütleb, et 2 aasta jooksul on likvideeritud Euroopas 101 keemiatööstusettevõtted kogu mahuga 25 miljonit tonni keemiatooteid, mis on väga suhteliselt suur number ja kus on siis likvideeritud aktiivide kogumaht on $140 miljardit. Et need, mis on läinud ära Hiinasse, Indiasse, kogu probleemi olemus seisneb selles, et koos sellega, kui me viisime Euroopa turult välja Vene gaasi, asendas seda välkkiirelt USA gaas ja kui venelane keskmiselt müüs, meil aasta tulemus oli Euroopa gaasimüügil oli $260 $1000 kuupmeetri kohta, siis nüüd on ta circa $560 1000 kuupmeetri kohta ja me ei kannata välja ei India, ei Hiina võrdlust, sellepärast, et looduslik gaas, nad võivad muidugi siin hämada ja unistada millest iganes siin Eestis, aga 88 miljonit tonni hüdrogeenimistööstus täna ehk tööstus siis kasutab 88 miljonit tonni vesinikku, selle vesiniku ainsaks allikaks on looduslik gaas, toodetakse vesinikust, meilgi Kohtla-Järvel oli see Lenini nimeline kunstväetiste tehas, kus oli vesiniku tootmisvõimsus 103 000 tonni aastas. Tehti seal ammoniaki ja pärast seda ammoniakist siis need karboniidväetisi. Aga kokku maailmas hüdrogeenimisvõimsust on 88 miljonit tonni täna. Kogu see võimsus on nüüd ära läinud, Euroopas seda enam sisuliselt ei ole, isegi toidurasvu veetakse nüüd Kaug-Idast sisse. Nüüd ja teine pool sellest asjast on etüleen. Etüleeni tootmine on tänapäeval võimalik ainult põhimõtteliselt ainult Norras. Mujal ei kannatada konkurentsi, üksteise järelevalvaliseks rääkimisseadmeid kinni. Saksamaal eriti, kes oli vanasti maailma üks suurimaid etüleeni tootjaid. Ja nüüd on siis jõutud niisuguse olukorda, selle asja juures, et etüleen, mis on 90% keemiatööstuse alus toore, seda Euroopas toota ei ole lihtsalt võimalik.
ja me oleme siis oma rohepöördega jõudnud sellesse punkti, kus me oleme saanud tulemuse, mida oli ette arvata, aga me oleme saanud tulemuse, nagu ta on. Ja ja kui kõige lõpuks, ma nüüd väga pikalt küll rääkisin, kohe lõpetan ära, kõige lõpuks ma tahaks rääkida ka sellest Eesti Energiast. Vaata, mul on olnud juhus kunagi, ma ei tea, mis pärast, aga ma olen näinud ühte niisugust monograafiat, mille on kirjutanud keegi Smirnova nimeline naisterahvas 1975. aastal tollaegse Leningradi praeguse Sankt-Peterburi põlevkivi uurimise instituudist. Ja seal oli ta ja kirjeldus on pühendatud eelkõige sellele kerogeeni eraldamisele põlevkivist. Ehk põlevkivi kui niisugune sisaldab meil täna ahjus kasutada põlevkivi sisaldab 20–10% kerogeeni ja ülejäänud on paekivi. Sisuliselt on lumekiviga tegemist. Ehk katlas selle kütmise ajal aetakse sisse 85% ollust, mis ei põle üleüldse, vaid laguneb kuumuse toimel, eelkõige kuumuse toimel laguneb kaltsiumoksiidiks ja CO2. Ehk me toodame iga selle lollusega iga põlevkivi tonni kohta kuskil 0,6 tonni CO2 ise juurde. Selle asemel, et see kerogen sealt välja võtta, sellelaadsed katsed ja katseseadmed on olemas. Seal ta kirjeldab, kus nad slantses said kätte kuni 95% sellest kerogenist, sellest põlevkivi juba allkaevanduses, toomata seda välja sealt. Nüüd 95% sellise tehnoloogia puhul on väga kõrge number. Kui nad isegi 80% oleks kätte saanud Eesti omad, siis te kujutate ette, meil oleks 80% vähem tooret olnud vaja. Auvere oleks töötanud nagu kellavärk. CO2 oleks palju oleks tekkinud kuskil umbes provisoorselt mingisugune umbes 7–8 miljonit tonni vähem aastas. Oleks võinud rahulikult rakendada soojuse elektrijaama tööd selle pealt, muidugi natuke katlaid tuleb ringi teha, aga 35 aastase iseseisvumisperioodi jooksul pole selle TalTechil isegi pähe tulnud seda mõtet sihukeste asjadega üldse tegema hakata. On olnud mõned initsiatiivikate inimeste grupid, kes on juhtinud valitsuse tähelepanu, minagi olen näinud kirju, mis on saadetud majandusministeeriumile. Et olge inimesed, et teeme väikse katseseadme 10 000 proovigi järgi, jätame selle aheraine sinna alla kaevandusse ja ärme toome teda üldse maa peale. Ehk ärme suurendame neid mägesid ja ka ühtlasi ka parandame ja efektiivistame põletamise protsessi. Aga midagi ei ole vaja, seda ei mitte kellegi vaja. Käib üks niisugune tohutu pidulik paigal marss, mille peale siis kulutatakse kuskil eelmine aasta 570 miljonit eurot kulutas Eesti teaduse arengule ja absoluutselt mitte midagi toimub. Absoluutselt mitte midagi toimub peale mingite fantoomprojektide, mis on... Aga fantoomprojekt ongi praeguse ajastu selline märgusõna, loosung. Teeme mingid e-metanoolid ja mingisugused, isegi mitte keemikud saavad aru, et tegemist on mingisuguse jaburdusega. Riiklikult otsekohe millegi pärast rahastatakse, keegi ei esita mingisuguseid ebameeldivaid küsimusi ja nii ta käib. Ja 2,5 aastat tagasi ma rääkisin praeguse riigiministri Keit Kasemetsaga, ütlesin talle, et see e-metanoli projekt, see on ju ilge jama, see ei ole võimalik, seda asja ei ole võimalik. Mitte kusagil pidi majanduslikult tasuvaks muuta, kui sa teed veest vesinikku, siis sa hangid kuskil mingisuguse koguse CO2 kuskilt juurde utmisseadmetest või jumal teab, kõige parem õlletehasest, äkki küll panetad kuidagi seal kokku, kulutad selle peale omaette energiat ja siis sa saad metanoli, mille oma hind on kusagil umbes 3000 eurot tonn ja siis ja samal ajal natuke sõidad siin Rotterdami ja ostad seal seda sama metanoli 300 eurot tonni ja mingit probleemi ka ei ole. Mis mõte sihukeste jamadega tegelikult on? See vennik ütles mulle selle peale, kui Excel peab, siis ikka võib. Vaata, see ongi see fantoomprojektide alus on tänaste otsustajate lollus. Ja ma võib-olla teen kellelegi liiga, aga ma pean tänast juhtimistaset absoluutselt küündimatuks.
ja meie põhilised hädad ei ole mitte milleski muus kui ainult juhtimises. Me ei oska endale ette me ei oska kirjeldada juhtimise objekti, me ei oska kirjeldada neid juhtimise objektile vajaminevaid mõjutusvahendeid, me ei oska kirjeldada protsessi, millega me seda juhtimisobjekti mõjutame endale sobivas suunas ja meie lõpuks ei oska kirjeldada ka seda lõppeesmärki, mis me selle kogu selle juhtimise tulemusena peaksime saavutama ja ongi kõik. Ja kui sa niimoodi ei oska kõike seda teha, siis sa juhid nagu mingisugust, vaata see, mis see Permi Peldik oli, kus kirjutas raamatu, et ma korra nägin, ma nägin täna Peldikut, mis sita ära määrib. Vaat umbes midagi taolist, robustselt öeldes on midagi taolist toimub meie juhtimisega. Ega muidu ei saa seletada seda, et suisa massilist fantoomprojektide olemust. No kui inimesed võtavad kätte ja ütlevad, okei, me hakkame nüüd tegema saepurust toiduõli. Alles hiljaaegu oli muide, täiesti tõsiselt räägitud. Eesti firma Äio on selle peale kulutatud, seal on räigelt üle 10 miljoni euro on kulutatud sellise jaburduse peale. Ta toodab ja see on täiesti võimalik, pärmiga on võimalik saada näiteks ühest kantmeetrist, võtame tonni alused, on ju parem. Ühest tonnist saepurust võib saada umbes 50 grammi toiduõli. Ja, ei ole probleem, võib. Aga ma tahaks teada, milleks seda vaja on. Kui täna on ränk üle tootmine just nimelt taimset toiduõlide osas, seda ei ole mitte kellegi vaja. See ei anna rahva majandusele absoluut mitte midagi. Või siis kui valge suhkur maksab täna keskeltläbi umbes 400 eurot tonn, tulevad teised inimesed firmast nimega Fibenool ja ütlevad, nüüd me hakkame puidust suhkruid tootma fermenteerijatel. Kelle vaja? Keegi ei taha sinu suhkrut. Seepärast sinu suhkur on circa jällegi 10 korda kallim kui see. See öeldakse, et me teeme ligniini, paneme asfaldi sisse. Väga hea. Leidke üks firma, kes paneb selle ligniini asfaldi sisse ja ühtlasi rikub riigi poolt ette nähtud asfaldi tegemise norme. No ei ole võimalik, seepärast, et kui keegi võidab konkurssi, et teha mingisugune teekatte, asfaltkatte, siis selleks on olemas riiklikud normid, mis ei näe ette ligniini olemasolu selles asfaldi kattes. See inimese, selle kompanii juht peab olema hull, kes võtab sinna ligniini sisse, seepärast kui ta lagunema hakkab ja ta hakkab lagunema, seepärast ta lahustub vees, teiseks tal on looduses valgeseene hallituse näol on otse vaste olemas, ta laguneb ära, siis ta eeldatavalt tekitab kohe endale firmale isiklikult kahju, no see on ju jabur mõte. Tähendab, see on nagu enese haavamine. Või siis kõik need lõputud niisugused miljoneid ja miljoneid nõudnud projektid, ma isegi kaldun arvama, et isegi meie kõige kiidetum firma, see Skeleton, et seal on ka midagi lahti. Seepärast, et esimene Skeletoni patent on kirjutatud aastal 2011. Täna on aastal 2026. Tähendab, valemi järgi 10+10 nüüd võetakse patendi kestvuse aega 10+10 aastat, 10 aastat saad oma kaitse ja siis võid 10 aastat pikendada eraldi lõivu makstes. Möödas on 15 aastat ja mul on tunne, et aga toodet ei ole turul. Mis tähendab 15 aasta jooksul? 15 aasta jooksul on sinna uhatud sisse ikka 100 miljoneid eurosid. Ja meil ei ole. Meil on vesinikelementi ei ole. Vesinikelementi ei ole olemas. Ära õmbu töö 23 aastat on täiesti mõttetu töö. Vaadake majandustulemusi, seal ei ole mitte midagi ei ole. Kui keegi ütleb, et ma lihtsalt kritiseerin, ei, me oleme loonud tehnoloogia. Meil on hea tehnoloogia, millest on kahju, aga tähendab, mis on jäänud realiseerimata ainult sellele, et me ei mahu sellesse rohepöörajate raamesse. Me ei taha maksimaalselt teha kõike ainult nii-öelda ühe shiftiga, kuidas nüüd öelda, pigem ma kirjeldaks seda asja niimoodi, et rohepöörajate lemmikloomaks on sünteetiline bioloogia.
ehk idee on selles, et me töötleme mikroorganismi seni, kuni mikroorganism annab meile soovitud tulemuse. Ainult seda geeni muudetud mikroorganismi rakendades. Näiteks, ütleme nii, et kui mikroorganismi osa on teha, ta on looduse poolt on antud teha 1, 2, 3 näiteks ühendit korraga, siis me modifitseerime ta sellisena, et ta toodab ainult ühte ühendit, näiteks konkreetselt merevaikapet ja sellisel juhul merevaikappe isegi rohkem, et me läheme järgmise sammuga üle sealt merevaikappelt tema estrile, see on ju natuke keerukam jutt, ühendile ja sunnime mikroobi tegema üleüldse seda, mida ta looduses mitte kunagi ei tee. Selliseid katseid sünteetilise bioloogiaga tegeleda on esimesed on täheldatud aastal kuskil 1991 juba Ameerika Ühendriikides. Nad kõik on lõppenud halvasti. Viimane oli see Amber Biotech, mis lõpetas 500 miljonise kahjuga ja umbes 10 grimm asjaga, seal osa juba istub. Ja neid pidevalt tuleb juurde. Meil oli see sünteetilise bioloogia katse oli seotud viimati, kui Tartu Ülikoolist tuli ära Mart Loog, professor Loog, kes ütles, et ta ei usu sellesse, ülikooli ütles, et loogid ja midagi loomingu sinna samasse, me paneme ikka edasi, seal nad teevad seda, need püüavad CO-st, tähendab vingugaasist ja valku, et tublid mehed. Ja sinna on antud ka mingi 15 miljonit neile seda raha, et seal nad kulutavad ja kõik on tore. Aga ma kohe lõpetan. Ja see, kuidas öelda, see loodus ei ole. Meie pakutud tee, mida me pakume ja mille pealt meil on tehnoloogilisi lahendusi, ka patenteeritud tehnoloogilisi lahendusi päris palju, eeldab seda, et me kasutame mikroobist tema parema poole, tähendab, me kasutame tema võime toota orgaanilist hapet ja pärast seda orgaanilist hapet me töötleme vastavalt juba traditsioonilise keemia meetoditega, kas siis hüdrogeenime teda või siis dehüdreerime või ühesõnaga seal toimetame temaga natuke teistmoodi. Vot seda kombinatoorikat ei taha keegi näha. Miks ei taha? Pilt on ka selge, et sellisel juhul suurtel läheb natuke kitsamaks, aga tood oleks. Ja minu kriitika ei ole paljalt üksinda kriitika, ütleme, mitte millegi pealt. Ma tean, mis ma räägin. See, mis Eestis toimub ja mis toimub ka Euroopa Liidus, on hukatuslik kogu Euroopa Liidus. Ei vii edasi ei teadust, ei tehnikat, ei tootmist, ei mitte midagi. Ja mis puutub sellesse patenteerimise, me oleme ainus firma, kes on üleüldse Euroopa Patendiametisse meie patendiõigust on apelleeritud. Me oleme käinud ainsa Eesti firmana Euroopa Patendiameti kõrgemal tasemel, nimelt oral hearing, mis on enam-vähem vastavus meie ütleme Eesti Riigikohtuga, väga põnev oli see käik, meie vastas seisis niisugune suur firma nagu ThyssenKrupp oma juriidilise poolega, kuna vajoleeris seda meie patendiõigust, vajoleeris tema tütarettevõtte Uude, siis ThyssenKrupp andis talle juriidilise katte ja 13. septembril 2013 me võitsime selle patendiameti vaidluse ThyssenKruppiga. Et mul on õigus olla natuke kriitiline kogu selle asja suhtes, ma natuke ikka tean seda. Nüüd, ega see ei puuduta ainult ettevõtlust, siin on ka näiteks meie ülikoolid, näiteks Tallinna Tehnikaülikool. Eeldus on see, et tegemist on suure teadusasutusega, kus toimub ka õppetöö muu hulgas. Ja. Aga seal on ka neid 1, 2, 3 ja 10 ja ega neid patente Tehnikaülikoolil võiks ju olla tuhandete kaupa võiks eeldada. Aastakümneid on ikka, peaaegu 100 aastat on tööd tehtud, teadust tehtud. Nüüd võtad need ette, palju neid kehtivaid patente on. Peaaegu, et polegi. Tartu Ülikool, täpselt see sama lugu ja nii edasi. Nii et see teadustöö kui selline, see ongi ära unustatud. Kuna sa palusid enne seda tulekut, siis me lasime korra sealt läbi, sa said ka selle informatsiooni ja aastast 2009 kuni 2023 on siis leidis see
nii ai kui ka Euroopa Patendiamet leidis, et mõlemal ülikoolil võiks olla umbes 40–60 patentlahendust, millel ei ole patendi staatust antud. Ta on ühesõnaga ülivähe ja probleem selles, et neid üldse kirjutatakse neid patente, on probleem selles, et Eesti on muutunud doktoritööde vabrikuks. Aga doktoritöö sealhulgas kaitsmisel nõutakse seda, et ta oleks publitseerinud artikli märkimist väärivas teaduslikus väljaandes või siis kirjutanud 3 patenditaotlust. Patenditaotluse kokku kirjutamine suhteliselt lihtne tegevus. Sellega praegu suure eduga toimetab ai. Seda saab rahulikult seleta, ai-le annad sisse vastavad käsundid ja ai toodab sulle selline patendi lahenduse, et luhu paistab. Ja mingit probleemi ei ole ja nad teevad need patendi aplikatsioone ainult sellepärast, et kaitsta doktoritööd. Mitte keegi ei mõtle tõsiselt mingisugust leiutist läbi viia või leiutustööd läbi viia või saada mingisugune kaitse või sellega oma intellektuaalse omandiga teha mingist äri. Selle peale keegi ei mõtle, see tehakse lihtsalt jomm sisse. Eesti Patendiamet tahab 220 € ühe patendi sisse andmise kohta, sul on paber olemas, paned doktoritöö juurde, paned laua peal 3 tükki on seal ja pärast seda, kui juba ütleme see 12 kuud läheb mööda, kui sa peaksid justkui nagu aplitseerima, kas edasi läheb, doktorikraad on kaitstud ja häid tervid. Et selline see on tavapärane praktika ja mis ikka sellega teha, sellega ei ole mitte midagi teha. Täna, mitte, kõige tähtsam on rahastust taha saada, kõik. Sa pead tundma mingisuguseid isikuid, sul peab olema koostatud see rahataotlus või abitoetus, see peab olema koostatud vastavalt mingisugustele kaanonitele, see peab olema arusaadav nendele, kes seda määravad. Sa pead olema mingis samasse ringkonda kuuluv isik, et üldse jutule võetaks ja kui sa oled selle rahastuse saanud, siis sellest, mis seal tegelikult on tegemist reaalteaduste või humanitaariaga, ükstapuha, see ei ole enam tähtis, sest välja tuleb. Humanitaariat ma ei tea, seal on veel üks tingimus, aga reaalasjade puhul on üks tingimus veel. See junn, kes on sinu juhendaja või kel on Eestis on välja kujunenud mingisugune autoriteedi staatus, sa pead selle junni, selle junni põhilise tegevussuunaga klappima. Kui sa ei klapi, siis sa ei saa löögida. Jaa, tähendab, kui... Akadeemik tegeleb näiteks mingisuguse pirni maitselise eetri tegemisega kerogeenist, nagu meil siin üks akadeemik lubas teha, aga ei teinud, võttis raha ja ei teinud, ma ei taha nimesid nimetada. Ja kui sa kirjutad mingi muu taotluse, mis ei klapi selle suunaga, no siis sa ei saa seda raha ja öeldakse, mine ära siit minema. Aga tuleb hiinlane, maksab raha. Aga riiklikult on see mitte ainult lühinägelik, see on kuritegelik. No vaata, alguses ma viitasingi sellele, et me eelmine aastal 2025 kulutasime teadus-arendustegevusele 570 miljonit eurot. Ma ei ütle, et kõik läks halvasti. On vaja ka reaalset tööd, riigil peab olema teadus. See on selge, et natsionaalne teadus on igal pool väga vajalik ja tänast seisu ma loen, ütleme, siukseks väga kriitiliseks seisuks. Ta on ekstreemseis, mis kindlasti läheb üle. Ja seda, et teadust ei ole vaja, see on labane ja rumal mõtteviis. Aga küsimus on selles, et teaduse puhul on vaja selgelt eristada fundamentaalteaduse osa ja rakendusliku teaduse osa. Fundamentaalteadus ei ole rakendusteadusega, ta ei ole sinna ei saa võrdusmärki asemele panna. Ja sellepärast kõik teaduse saavutust üleüldse ei olegi realiseeritavad ajas ja ruumis mingiks tooteks, vaid vastupidi, sellele üldlevinud arusaamisele rakendusteadus ongi omaette elu ja sealt ja kui sa alustad mingisugust uurimistööd, siis sul peab olema teada juba ette uurimistöö alguses, et millise tulemuseni sa tahad jõuda.
mis on sinu eesmärk, milline on sinu see nii-öelda see lõppsihtmärk. Meil kirjeldatakse asja sedapidi, et meil mingisugused imaginaarsed teadlased uurivad kuskil mingisuguses laboratooriumis oma kuradi asju, siis nad käivad seal kuskil omavahel vestlustel, kõikvõimalikud kolokviumidel, sümpoosiumidel ja nii edasi. Järsku tekib neil mingisugune nagu huvitav asi ja nad kõikavad, ettevõtja, tule nüüd siia, vaata, meil on nagu huvitav asi, järsku sa paned selle turu peal ja siis sa saad, sina saad miljonäriks ja mina saan miljonäriks ja kõik on väga hästi korras. Nii need asjad üleüldse ei käi, sellepärast et rakendusteaduses on teised reeglid. Esiteks jagunevad üleüldse teadlased minu määratluse järgi 3 erinevaks grupiks. Ühed on fundamentaalteadlased, kes uurivad objekti fundamentaalseid omadusi ja kelle lõpp-produktiks on kas monograafia või siis mingi artikkel teadusajakirjas või siis veel mingisugune niisugune asi, millest jääb jälg ja teda siis nii-öelda võidakse isegi poodiumile tõsta ja talle püstitada mälestusmärk. Teine grupp teadlasi, need on lektorid. No nii kui näiteks sina. Sa loed oma loengu ära, sa oled tark inimene, sa tead lingvistikast, tunned sa seinast seina asju, loed loengu ära, tõmbad keelega üle huulte, on töökoht ka puhas, võtad oma rahakassast ja lähed ära, sa oled lektor. 3. ja see kõige madalam klass, need on tehnoloogid. Need, kes teevad tehnoloogiaid. Neid ei taha mitte keegi. Need on viimane ots, see on ikka mustatöölised. Aga vaata, meie rahvamajanduse jaoks on kõige tähtsamad. Tehnoloogid. Ja ma veel kord rõhutan. Kui sa hakkad midagi tegema, sa tahad mingit toodet luua, siis sul peab olema eesmärk juba olema. Sa pühendad kogu uurimistöö on üles ehitatud selle ühe eesmärgi saavutamiseks. Aga mitte sulle ei anta mingisugust tulemust ja öeldakse, tee sellest produkt. Sellest ei tule kunagi mitte midagi head välja. Ja meil on see 570 miljonit eelmine aasta, 2025 läks just nimelt sinna, selle peale, võt siukest asjade peale. Ja järgi ei jäänud mitte midagi. Ei no järgi ei jää kunagi midagi, puudu jääb. Ükskõik mis ei tulnud välja, raha oli puudu, olümpiamängudel ei hüpanud nii kaugele või ei lennanud, ma ei tea, mingi nurga all, raha oli puudu. Lõimimine ei lähe, raha on puudu, keelt ei oska, raha on puudu, ainult rahas on puudu. Ma kirjeldan sulle selle juures ühte asja, mis võib-olla ei olegi nagu rahas asi. Kirjeldan sulle meie tegevust. Ma ei ütleks, et meie ei ole saanud toetust, oleme küll saanud toetust ja mitte võrdväärselt raamis nende eelkirjade projektidega tunduvalt vähem, aga me oleme vahepeal ikka toetust saanud ka. Ja meil oli kriitiline moment, kus me pidime ühe faasi ära lõpetama just nimelt toetuse saamise pärast ja see projekti kestus oli umbes 3 aastat. Ja tead, 2 aastat me oleme läinud juba täiesti vales suunas. No nii valesti kui üldse olla saab. Mitte midagi välja ei tulnud. Kõik oli nii halvasti kui üldse olla saab. No ei tule, lihtsalt ei ole. Isegi aruannet ei saa kokku kirjutada, sest aruandes ei ole mitte midagi kirjutada. Me oleme kõik valesti teinud. Ja siis toimus niisugune lugu, et me kõigepealt see oli maikuu, ööse kell 1. Ma vahetasin välja terve eeskonna. Vallandasime ööse kell 1 8 inimest. Lõpetasime 2 lepingut, ühel lepingu, mille lõpetasime lepingupartneris näiteks Budapesti Tehnikaülikool. Ja siis hommiku pidasin, järgmine hommik algas meil 48-tunnine praktiliselt non-stop telko, telefoni nõupidamine, mille tulemusel me kaasasime 2 uut partnerit ja me lahendasime selle fermentatsiooni probleemi järgmise 4 kuu jooksul väga edukalt. Lõime täiesti uue fermentatsiooni meetodi, millele on, analoogia maailmas ei ole olemas. Kus fermentatsiooni kiirus on circa 30 palju vast 12-13 korda suurem kui traditsioonilise fermentatsioonile. Teist sõnadega, me võime näiteks 5 liitrises reaktoris toota kusagil 5 liitrit etanooli tunnis. 1 tunniga.
et vot sihuke tehnoloogia. Ja see kõik sündis just nimelt selle nii-öelda 4 kuu jooksul, kui enne seda oli 2 aastat täiesti vigane seis. Kes teeb, see juhtub, midagi teha ei ole. Eksimine on paratamatu eksperimentaaltöö käigus. Eksimine on paratamatu nii-öelda selle toote arenduse käigus. Eksimine on paratamatu tehnoloogia väljatöötamise protsessis. Ja vot seda, see on see key point. Seda ei taha mitte keegi omaks võtta. Meil kõik, kogu akadeemia, kogu meie kuradi teadlaskond, alates professoritest koosneb sisuliselt ilmeksimatutest inimestest. Kusjuures nende teine asi, mis fundamentaalne rakendusteaduse puhul on erinev, on see, et seal on tähtajad. Tähtajal, rakendusteadusel on tähtaeg. Fundamentaalteadusel tähtaega ei ole. Projekti paned siis, tähtaja paned siis, kui saabub, et tähtis oleks see, nii kui üks mees mulle ütles, tähtis oleks see, et lõpptähtaeg saabub pärast minu surma. Aga rakendusuuringutel on alati tähtajad. Ja vot kui sa need tähtaegu ei täida, siis tulevad jamad, siis tulevad probleemid. Ja seda sellepärast neid rakendusuuringuid praktiliselt kõik välistavad. Need ei taha seda teha. Ja pealegi ausalt öeldes, ega nad enam ei oskagi seda teha. Mine küsi ükskõik millise inimese käest, mis asi on massibilants, ta ütleb, ta ei tea seda. Tal ei ole seda vaja. Aga meil on näiteks tänaseni obligatoorses korras inimene pärast igat eksperimenti peab koostama massibilansi ja üle andma. Nii, selle põneva koha pealt jätame tänaseks pooleli. Tuleme kunagi Hambalaga teie ette päris kindlasti tagasi. Räägi meil mõningatest asjadest, millest teised eriti kas rääkida ei taha või miskil muul põhjusel lihtsalt, millest vaikitakse. Aga täname kõiki toetajaid loomulikult, kui on mingisuguseid mõtteid, andke aga tulla. Kui leidsite, et midagi vajab vastuvaidlemist, tehke ka seda. Saatke link edasi, kui leidsite, et midagi huvi pakub, andke teistele ka teada. Aga meie püha sõda läheb loomulikult edasi.